Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus saadab sügisel Riigikogule arutamiseks usuvabaduse seaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse Eestis riigiusuks kergeusk. Seni maailmas laialt levinud usulised praktikad ei ole Eestis väga kandepinda leidnud, kergeusklikke inimesi seevastu on riigis sadu tuhandeid. Nende hulk kasvab iga päevaga ja tegemist on ka maksujõuliste inimestega, kes teevad kergeusu kirikule suuri annetusi. Mõnikord pelgalt ühe telefonikõne peale mitukümmend kuni 100 000 eurot. Või lähevad kergesti kaasa mitmete nii-öelda loosimiste, tarbijamängude ja veel paljude eri liiki maksevõimalustega. Kergeusu kirikus käivad rumala teenistuse tööpäeva ringselt ja usujuhtide sõnul on teenistus korralik. Kergeusklikud on alati olnud suureks abiks ka valimiste korral ja alati aidanud sellega, et usuvad samade inimeste uusi jutte ja valivad kogu aeg neid ka tagasi. Eraldi kirikumaksu kergeusklikud maksma ei pea, kõik mis vaja võetakse neilt iga päev ja vajalikus koguses, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja statistikat. Eile möödus Reformierakonnast Põltsamaal elav 67-aastane Zinaida Kurm, kes suurema osa elust on töötanud müüja ja kodumisõpetajana nüüd aga peab rahulikku pensionipõlve ja on Reformierakonnast 1,7% populaarsem. Avaliku arvamuse uuringu keskuse teadete kohaselt on Reformierakonnast viimasel ajal möödutud üha sagedamini. Mõne aja eest möödusid neist sotsid. Praegu tundubki, et Zinaida võib ka sotsidest omakorda mööda minna, mistõttu pole Reformierakonna seis poliitikavaatlejate sõnul praegu siiski kõige hullem. Ja majandusest. Rail Balticu osas on taas arenguid, annab teada majandusministeerium. Trassi on võrreldes esialgsega olulisel määral finantsoludele vastavaks kärbitud, teatab Rail Balticu pressiteenistus ja 2 rööpapaari asemele kinnitati mõni aeg tagasi 1 rööpapaari töövariant. Olud on aga kogu aeg muutumises ja eilseks lõppenud arvutused näitavad, et vajadust projekti veelgi kokku tõmmata. Ka 1 rööpmepaarist jääb paljuks ja seega otsustati alles jätta 1 rööbas. Kui vaja, siis 1 rööbas iga kilomeetri tagant. Et jääda sama suurusjärgu kulutuste juurde, mis hetkel kinnitatud, siis on tegelikult optimaalne, kui raudteele rööpaid ei tulegi, vähemalt mitte tavalisi. Kasutusele võetakse raudteerööpad, milliseid näevad ainult väga haritud ja kõrge intelligentsiga inimesed. Tavaline pööbel ei näe sentimeetritki ja on kindel, et raudteed polegi. Ja laiemalt. Suuremad erakonnad on ühiselt vastanud mitmete noorteorganisatsioonide küsimustele, miks valimisplatvormides on tavaliselt liiga vähe noori puudutavaid plaane. Erakondade ühisavalduses märgitakse, et keskendumine keskealistele ja pensionäridele on vajalik, sest noorus on lühike periood inimese elus. Erakonnad peavad aga silmas pidama pikka perspektiivi. 20-30 aastaga on ka tänased noored hilises keskeas ja kunagi saavad ka nendest pensionärid ja siis ongi noored tänulikud, et ka nendele mõeldakse. Noored peavad lihtsalt pisut kannatust varuma ja lipsti märkamatult on käes aeg, kus erakonnad mõtlevadki ainult neile. Eetris olid uudised.